2026 aasta esimesed kuud ei ole Venemaa presidendi Vladimir Putini ja Vene relvajõudude jaoks just plaanipäraselt kulgenud. Ukraina on oluliselt suurendanud oma igapäevaseid kaugmaarünnakuid Venemaa vastu nii rünnakute arvu kui ka tekitatud kahju poolest. Ja rindel on Ukraina vastupealetung Zaporižja ja Dnipropetrovski oblasti piiril väidetavalt tagasi valutanud üle 400 ruutkilomeetri olulist territooriumi. Nagu neist ja teistest Ukraina edusammudest veel vähe oleks, et tema verd keema panna, on Putinil nüüd uus peavalu. Liugpommid. Eriti on Ukraina hakanud kasutama oma Mirage 2000 hävitajate laevastikku, et heita AASM Hammer liugpomme Vene positsioonidele rindel ja niinimetatud lähitagalas nende taga. Vaatame siis seda viimast Ukraina uuendust, kuidas see muudab sõja dünaamikat ja kuidas Putin võib olla võimetu seda peatama. Nüüd, 2026 aasta veebruari lõpus ilmus videomaterjal, kus Ukraina Mirage 2000 hävituslennuk heidab AASM Hammer liugpomme Vene positsioonidele. See on esimene kord, kui on kinnitatud, et Ukraina Mirage'id on kasutusel ründemissioonidel rindel. Enamiku möödunud aastast on Ukraina väike Mirage'ide laevastik olnud peamiselt kasutusel kaitseotstarbel, olles oluline osa Ukraina õhutõrjesüsteemist. Nad on kaitsnud Ukraina linnu ja olulist taristut kaugel rindest, püüdes oma infrapuna ja radarjuhitavate õhk-õhk-rakettidega alla tulistada Venemaa moodsaid tiibrakette ja ballistilisi rakette. Nüüd kasutab Ukraina neid ka ründamiseks. See areng nende kasutamises järgib sama mustrit nagu teisedki lääne hävituslennukid Ukraina arsenalis Lockheed Martini F-16D. Belgia, Taani, Holland ja Norra on kõik andnud Ukrainale F-16 hävituslennukeid. Vähemalt 38 lennukit oli Ukraina õhujõududele tarnitud 2025 aasta lõpuks, neist 24 Hollandist ja 14 Norrast. Kusjuures Norra lennukeid kasutati peamiselt varuosadena. Taani on lubanud veel 19 ja Belgia 30 lennukit, neist osa arvatakse olevat juba tarnitud ning ülejäänud tarnitakse 2026 aastal. Nagu Mirage 2000 taad kasutati ka esimesi F-16-sid peaaegu eranditult kaitselennupatrullideks linnade kohal mitu kuud pärast seda, kui USA päritolu hävitajad saabusid Ukrainasse 2024 aasta augustis. Alles siis, kui Ukraina F-16 lennukite arv oli kasvanud mõnekümneni, hakati osa neist kasutama ründavate pommirünnakute läbiviimiseks USA päritolu tiibrakettide ja täppisliugpommidega. Kuid tundub, et Ukraina kasutas vähemalt osa oma Mirage'idest ründavates operatsioonides ilma suuremat tarnet ootamata, erinevalt sellest, kuidas nad käitusid F-16-ega. See, kuidas Ukraina kasutab neid kahte hävitajatüüpi rünnakute läbiviimiseks, sõltub sellest, milliseid relvi nad oma rünnakutes kasutavad. Ukraina F-16-d suudavad korraga kanda kuni 8 GBU-39B väikese läbimõõduga pommi ehk STB-d. Need GPS-INS juhitavad pommid kaaluvad 285 naela ja neil on kõrgest kõrgusest lastes kuni 40 meremiili ulatus. USA andis 2024 aasta septembris loa kasutada Ukraina F-16-tel ka AGM-154 Joint Standoff Weapon ehk GSO liugpomme, kuigi pole selge, kas neid juba tegelikult kasutatakse. Tehniliselt on võimalik, et Ukraina F-16D kannavad ka AGM-158 JASSM nutipomme, kuid tundub, et seda sammu pole samuti veel astutud. Nüüd on võimalik ka Ukraina Mirage'id ümber seadistada, kandma GBU-39-sid ja Jedamasid, mis on veel üks USA juhitav liugpomm. Kuid praegu kasutavad nad selle asemel Prantsuse liugpommi. Tutvu AASM Hammeriga. AASM tähendab Armament Air Sol Modular ja Hammer tähendab Highly Agile Modular Munition Extended Range. Nagu nimigi ütleb, on see igas ilmastikus kasutatav nutikas õhk-maa kaugrelv. Prantsuse ettevõtte Safran Electronics and Defense poolt loodud relv on mõeldud nii lähiõhu toetuseks kui ka süvarünnakuteks. Hammer võeti esmakordselt kasutusele Prantsuse õhuväes ja mereväe lennunduses 2007. aastal. Üks selle silmapaistvamaid omadusi on suur paindlikkus, mis võimaldab seda kasutada erinevate pommisuurustega, sealhulgas 125, 250, 500 ja 1000 kilogrammi konfiguratsioonides.
Süsteemi modulaarne ülesehitus võimaldab pommidele kinnitada erinevaid juhtimis- ja tõukesüsteeme, andes moonale vajadusel suurema lennuulatuse ja parema täpsuse. On olemas 3 põhilist varianti. Põhivariant SPU-38 ühendab endas hübriidse inertsiaalse navigeerimissüsteemi ja GPS-juhitavuse. Juhitavussüsteem muudab tavalise pommi nutikaks juhitavaks pommiks, võimaldades sellel töötada igasugustes ilmastikutingimustes tõenäolise ringhälbega ehk tsepiga umbes 10 meetrit. SPU-54 variant lisab põhivariandile SPU-38 poolaktiivse laserjuhtimise. See võimaldab laskemoonal sihtida laseriga märgistatud sihtmärke, andes sellele võime tabada liikuvaid sihtmärke palju suurema täpsusega. SPU-54 suudab tegutseda nii päeval kui öösel ning tagab dünaamilistes lahingutingimustes oluliselt parema täpsuse. Lõpuks on SPU-64 lisaks olemasolevatele SPU-38 INS GPS võimekustele ka pildistav infrapunajälitusseade. See variant võimaldab laskemoonal võrrelda sihtmärgi piirkonda mälust talletatud võrdluspildiga, võimaldades ülitäpseid lööke nii päeval kui öösel erinevates keskkondades ja missioonitüüpides. Pole selge, milliseid Hammeri variante Ukraina Mirage 2000T alla heidavad, kuid tõenäoliselt on need kõik 3. Erinevad variandid muudavad Hammeri tõhusaks nii lähimaa õhutoetuse missioonidel kui ka süvalöökidel, kus seda saab välja lasta kaugelt, võimaldades lennukil jääda turvaliselt Vene õhutõrje ulatusest välja. Kõigil 3 on lennuulatus umbes 43 miili pikkus, veidi üle 10 jala läbimõõt, umbes 1 jalg ja tiibade siruulatus veidi üle 2,5 jala. Samuti pole selge, kui suuri lõhkepeasid Ukraina oma Hammeritele paigaldab. Siiski on tõenäoline, et enamik kasutab 550 naelast varianti, kuna need on kaugelt kõige sagedamini kasutatavad, eriti statsionaarsete sihtmärkide vastu. Ja vähemalt praegu tundub, et just sellised sihtmärgid on need, mille pihta Ukraina oma Hammeritega peamiselt sihib. Sõda Ukrainas on põhimõtteliselt muutnud seda, kuidas kaasaegset sõjapidamist peetakse. Eriti on FPV ja fiiberoptilise juhtimisega droonide laialdane kasutamine lahinguväljal hägustanud rindeliini mõistet. Ajad, mil 2 kaevikutesse kaevanud pataljoni vahel jooksis ei kellegimaa, võivad olla möödas. Ukraina lahinguväljadel võimaldavad droonid Ukraina vägedel hoida positsioone kõige eesliinil olevate Vene positsioonide taga ja vastupidi. Varustuse toimetamine droonidega võimaldab neid positsioone hoida ka kaua pärast seda, kui maismaa varustusahel on läbi lõigatud. Aga droonid tähendavad ka seda, et sa ei ole turvaline üheski positsioonis kuni 20 miili kaugusel kõige eesliinil olevatest positsioonidest. Tegelikult ka vana arusaam lähitagalast, kust juhitakse ja varustatakse eesliinivägesid. Selle asemel on lähitagala muutunud omamoodi logistiliseks tsooniks, eesliini aktiivseks osaks. Ja just siin avaldavad Ukraina Mirage'i poolt heidetud liukpommid kõige laastavamat mõju. See logistiline tsoon on koht, kus Vene rügemendid ja brigaadid hoiavad oma laskemoona, kütust ja muid varusid. See on koht, kus venelased koondavad oma vägesid enne rünnakut halli tsooni ja kaugemale. Ja sageli on just siin kaitse kõige nõrgem ning nende väed ja varustus kõige haavatavamad. Tegelikult võib Ukraina hiljutine edu Vene eesliini õhutõrje hävitamisel olla üks põhjusi, miks näeme, et Mirage'id heidavad liinil liukpomme palju varem, kui F-16-d seda tegid. Tõenäoliselt on tekkinud lüngad. Kui see on just selline tipptasemel ülevaade Ukraina sõjast, mida otsid, siis oled õiges kohas. Telly the Military Show, et saada värskeimat teavet ja põhjalikke analüüse Ukraina sõjast, Lähis-Ida sündmustest ning kõigist teistest olulistest kriisikolletest. Kuid ükskõik mis on põhjused Mirage'ilt heidetavate liukpommide kasutuselevõtuks, peaksid need oluliselt aitama kõrvaldada ühe Venemaa peamise eelise rindel viimase aasta või 2 jooksul. Liukpommid, CAB, tuntud ka kui FAB-liukpommid, on Vene juhitavad õhupommid, mis muudavad juhitamatud nõukogudeaegsed FAB-pommid täppisrelvadeks, kasutades ühtset liug- ja korrigeerimismoodulit ehk UMPK-d. Need liugkomplektid lisavad tiivad ning GPS, laser või infrapuna juhtimissüsteemid, võimaldades pommidel pärast vabastamist 10 miile liuelda. See on võimaldanud Vene lennukitel rünnata sügaval Ukraina rindejoone taga, minimeerides samal ajal kokkupuudet õhutõrjega. Venemaa FAB-id on üldiselt suuremad ja hävitavamad kui AASM Hammerid või GBU-39.
Fab 250 on väikseim variant, 250-kilone ehk umbes 550-naelane pomm. On olemas ka Fab 1500 variant, mille lõhkeaine mass on umbes 1488 naela ehk 675 kilogrammi ning liuglemiskaugus on tavaliselt hinnanguliselt 30–45 miili. Ja siis on veel suurboss, Fab 3000, millel on veelgi suurem lõhkepea, kuid liuglemiskaugus on sarnane, umbes 30–40 miili, tänu selle tohutule kaalule ja õhutakistusele. Hiljuti on Venemaa kasutusele võtnud ka uue liugpommi UMPB-5R. Väidetavalt on sellel 550-naelane laeng ja see suudab tänu Hiina SV800 Pro Y-reaktiivmootorile lennata kuni 125 miili kaugusele. Nüüd on Venemaa kasutanud oma liugpomme ohtralt kindlustatud positsioonide purustamiseks, infrastruktuuri hävitamiseks ja tsiviilelanikkonna hirmutamiseks. Terved linnaosad sellistes linnades nagu Mirnorad ja Kostjantinuka on nende tõttu rusudeks muutunud. Ukraina võimude andmetel on Venemaa alates 2022 aastast, kui Vene väed ületasid Ukraina piiri, visanud Ukrainale üle 51 000 juhitava õhupombi, enamasti FABCAB liugpomme, ja nad ei kavatse peatuda. Ainuüksi. 2026 aasta jaanuaris kasutasid Vene väed 5717 liugpommi, mis on 26% rohkem kui 2025 aasta detsembris. Suure osa sõja jooksul oli ühe päeva rekord 2025 aasta 17. oktoobril, kui väidetavalt visati 268 liugpommi. See rekord ületati hiljem 27. veebruaril, kui Vene väed kasutasid ühe päeva jooksul 328 juhitavat õhupommi. Nüüd, tänu F-16-le ja nüüd ka Mirage'i poolt visatud liugpommidele, saab Venemaa nüüd ühe karmi tõe teada. Liugpomme on raske alla tuua, kuid neid on suhteliselt odav toota. Vene liugpommide hinnaks arvatakse olevat umbes $20–30 000 tükk. See madal hind muudab palju kallimate täppisjuhitavate rakettide kasutamise nende allatoomiseks majanduslikult mõttetuks. Tõsi, Ukraina on selliseid süsteeme kasutanud Fabide allatoomiseks. Ainult ajavahemikus 2025 aasta septembrist novembrini hävitasid Ukraina õhutõrjejõud väidetavalt kuni 100 liugpommi. Aga Ukrainal ei ole eelarvet, et õigustada rakettide kasutamist, mis maksavad kümneid või sadu kordi rohkem kui liugpommid, mida nende allatulistamiseks kasutatakse. Ja isegi kui oleks, siis lihtsalt ei ole neid rakette maailmavarudes piisavalt, et sellist kasutust õigustada, eriti kui Fabe sajab alla 1000 kuus ja aeglustumise märke pole. Seega on Ukraina keskendunud nende hävitamisele juba lähtekohas. Nad on hakanud proovima alla tulistada Vene pommitajaid, mis kannavad FAB, eriti nende Su-34-sid, enne kui need jõuavad oma surmava lasti vabastada. Pikamaa Ukraina droonid on sihikule võtnud Fab-pommide ladusid ja tootmisrajatisi Venemaal, häirides varustust. Ja Ukraina ning NATO testivad libisevate pommide vastaseid droone, nagu Prantsuse DVS-1, mis on loodud CABS-i hävitamiseks lennuajal. Kuid samal ajal toob Venemaa tööstuslikus mahus välja moderniseeritud Fab-pomme. Hinnanguliselt on ladudes 100 000 nõukogudeaegseid komplekte. Venemaa teatas oma kavatsusest suurendada nende libisevate pommide moderniseerimist UMPK-dega 120 000 nii aastas 2025 aasta lõpuks. Praegu pole selge, kui palju on Ukraina rünnakud Fab-pommide tootmisrajatistele seda ajakava häirinud. Siiski toodab Venemaa väidetavalt umbes 3500 libisevat pommi kuus, kusjuures Tsabid on nüüd seeria tootmises ja neid kasutatakse suurtes kogustes mitmel rindel. Ukrainal ei ole seni olnud analoogi, mis suudaks Venemaa logistikatsoonile ja eesliinilinnadele sarnast kahju tekitada. Huvitav on näha, kas Ukraina kasutab oma libisevaid pomme sarnaselt või leiab taas innovaatilisi viise, kuidas venelasi üle trumbata. Siiski on kaks peamist takistust, millest Ukraina peab üle saama, et tema Mirage'i ja F-16 poolt heidetavad libisevad pommid oleksid sama tõhusad või tõhusamad kui Venemaa omad. Esimene takistus Ukraina plaanidele on tema praegu piiratud Mirage'ide lennukipark ja vähemal määral ka F-16T. Venemaa saab Fabe heita 4 erineva lennukiga. Suhoi Su-34 hävituspomitaja, Tupolev Tu-22 M3 kaugpommitaja, Suhoi Su-24 ründelennuk ja MiG-31K püüdur.
Hinnanguliselt on neil umbes 130 Su-34 lennukit, ligikaudu 60 Tu-22 M3 pommitajat, umbes 200–250 Su-24 lennukit, mis on endiselt teenistuses, ja vaid umbes 20–30 spetsiaalset MiG-31K varianti, mis suudavad kanda raskeid kaugrelvi. Võrreldes sellega on Ukrainal kõige rohkem mõnikümmend F-16 lennukit ja vaid mõned Mirage'id. Ukrainale toimetati 2025 aastal teadaolevalt 3 Mirage'i, millest üks on juba tehnilise rikke tõttu kaotatud ning veel 2 on plaanis tarnida 2026 aastal, kui neid uuendatakse F-4,5 põlvkonna Dassault Rafale'iks. Kuid praegu pole selge, kui palju neid tegelikult tarnitakse või millal. See piiratud arv mõjutab nende taktikat. Kuna neid on nii vähe ja need hävitajad täidavad nii olulist kaitserolli, on arusaadav, miks Ukraina ei taha nendega rindel liigseid riske võtta. AASM Hammeri suhteliselt väike tegevusraadius tähendab, et lennukid on iga kord, kui nad lähenevad rindele, et pomme heita Vene õhutõrjetule all. Kuid kui Ukraina lennukipark kasvab ja nad järk-järgult nõrgestavad Venemaa rindel asuvat õhutõrjet, peaks see probleem taanduma. Kuid teise probleemi lahendamine on Ukrainale tõenäoliselt palju keerulisem – saada piisavalt liukpomme, et olulist mõju avaldada. Enne kui Venemaa tungis Ukrainasse, kirjeldasid tööstusandmed Safrani AASM Hammeri tootmist kui sümboolset. Aastane toodang hinnati umbes 200–250 ühikule. See tähendab maksimaalset kogutagavara. 3000–4000 ühikut, mis on kogunenud alates 2007 aastast. See on vähem kui Venemaa praegune FAB-tüüpi pommide kuine toodang. Alates 2022 aastast on tootmine märkimisväärselt kasvanud, mida on ajendanud Ukraina sõja nõudmised, Prantsusmaa ja NATO kaitsepoliitika muudatused ning Safrani olulised investeeringud tootmisvõimsuse suurendamisse, sealhulgas uuendused Montlussoni tehases. Safran tootis hinnanguliselt 2023 aastal 500 Hammerit, 2024 aastal 830 ja 2025 aastal üle 1000. 2024 aastal kohustas Prantsuse parlament valitsust tarnima Ukrainale regulaarselt 600 AASM Hammerpommi aastas. Alguses hõlmas abi kiireloomulisi ülekandeid Prantsuse sõjaväevarudest. 2024 ja 2025 aastal saavutatud tootmismahtude suurenemine on võimaldanud varustada Ukrainat pidevalt uute pommidega, samal ajal täiendada ka Prantsuse varusid, kuid sellest ei piisa ikkagi. Need 600 pommi aastas on siiski 200 korda vähem kui Venemaa tootmiseesmärgid. Selle tempoga on raske näha, kuidas Ukraina liupommid suudaksid avaldada sellist laastavat mõju nagu Venemaa FAB-id. Sarnane lugu on ka GBU-39B-dega, on täiesti võimalik, et Ukraina Mirage'id kohandatakse kandma neid pomme lisaks F-16-tele. Ja paberil on neid Ukrainale tarnimiseks palju rohkem saadaval. USA õhujõud on planeerinud 24 000 GBU-39B STB soetamist, neist üle 17 000 on juba alates 2005 aastast tootmise algusest valmis ehitatud. Alates 2026 aastast toodab Boeing neid pomme igal aastal 2500 tüki, mis on tõusnud varasemalt minimaalselt 750 tükilt aastas. See tootmismaht peaks veelgi suurenema 6,9 miljardi dollari suuruse 20 partii lepingu raames, mis toetab tootmist kuni 2035 aastani. Siiski ei ole Ukraina ainus, kes vajab kiiresti GBU-39B pomme. 2025 aasta mais kiitis USA kongress heaks 1400 GBU-39B pommi välismüügi Poolale, mis on oluline samm NATO idapoolse kaitsepositsiooni tugevdamisel. Üks $180 miljoni suurune tehing hõlmab ka logistilist tuge, väljalpet ja inertseid harjutusmoonavarusid. Varasemad lepingud hõlmavad 500 ühiku müüki Marokole $86 miljoni eest ja 400 ühiku müüki Rumeeniale $84 miljoni eest, mis näitab selle pommi jätkuvat rahvusvahelist populaarsust ja integreerimispaindlikkust. Hinnangulise maksumusega umbes $57 800 on see üks kulutõhusamaid ja mitmekülgsemaid seda tüüpi laskemoonaliike maailmas. Kuid nüüd, nagu paljude teistegi oluliste relvasüsteemide puhul, näiteks Patriot PAC-3 õhutõrjeraketid, on Ukrainal GBU-39B pommide pärast üsna tõsine konkurent – Iisrael. Ja nagu ka PAC-3 puhul tundub, et Ukraina on GBU-39B pommide saamisel üsna tarapool, eriti arvestades jätkuvaid vaenutegevusi pärast USA ja Iisraeli konflikti Iraaniga.
2025 aasta veebruaris kiitis USA välisministeerium heaks 2166 GBU-39B pommi müügi Iisraelile osana $6,75 miljardi suurusest relvatehingust. Nüüd 2026 aasta märtsis, kui Lähis-Ida on leekides. Boeing on sõlminud Iisraeliga $289 miljoni suuruse otselepinguga lepingu, et tarnida kuni 5000 GBU-39B pommi ühiku hinnaga umbes $57 800. Nüüd on tarnete algust oodata alles umbes 36 kuu pärast, mis viitab kas sellele, et varud on madalad või on need juba muuks otstarbeks ette nähtud. Kuigi puuduvad tõendid selle kohta, et kas USA või Iisrael oleksid kasutanud GBU-39 pomme oma lakkamatutes Iraani pommitamistes, viitavad müük ja uskumatud kogused teisi rakette ja pomme, mida samal ajal kasutatakse, et see on vaid aja küsimus. Ja nagu ka PAK-3 rakettidega, mida USA on väidetavalt 3 päevaga kasutanud rohkem Iraani rakettide ja droonide vastu, kui Ukrainale on tarnitud. Alates 2022 aastast on ebatõenäoline, et Ukraina võiks oodata, et USA seab liupommide osas oma huvid Iisraeli omadest ettepoole. Võib-olla on lahendus lõpuks see, et Ukraina töötab välja ja toodab oma enda liukpomme. Ja arvestades Ukraina uuendusi nii paljudes teistes sõjapidamise valdkondades, oleks rumal kihla vedada selle vastu, et see juhtub. Aga praegu peame ootama ja vaatama, kuidas Ukraina sellest probleemist üle saab ja millist mõju avaldavad piiratud koguses liukpommid. 5 sõjaväe lennubaasi edukalt tabatud, 15 sõjalennukit hävitatud. Üle $1 miljardi kahju lennubaasidele ja lennundusinfrastruktuurile, teatab Ukraina julgeolekuteenistus ehk SBU. Just nii palju kahju põhjustas selle Alfa eriüksus Venemaa õhu- ja kosmosejõududele ehk VKS-ile ainuüksi 2025 aastal. Vene presidendi Vladimir Putini jaoks peab see olema valus. Aga mis teeb tema olukorra veelgi hullemaks, on märgid, et nende kaotuste asendamine saab olema lihtsam öelda kui teha. Eriti viitavad jätkuvad probleemid hiiglaslikus Tupolevi lennukiettevõttes kasvavale kriisile, võtmetähtsusega strateegiliste pommitajate ja kaksikkasutusega reisilennukite tarnimisel, mida see ettevõte toodab. Sukeldume nüüd nendesse 2 loosse ja vaatame, mida need meile räägivad Venemaa õhujõudude seisust, Ukraina rünnakute tagajärjel ning sõjatööstuskompleksist, mis neid ehitab. Olgu selge, SBU poolt väidetud Vene kaotused ei ole kaugeltki ainsad kaotused, mida Venemaa sõjalennundusele on põhjustatud. Need on vaid SBU alfaüksuse töö ja ainult 2025 aastal. Ja nagu ma videos hiljem avaldan, on tõenäoline, et see on vaid väike osa nende kogupanusest Venemaa kaotustesse. SBU Alfa Grupp, varem tuntud kui SBU erioperatsioonide keskus A, on üks Ukraina kõige eliitlikumaid esimese taseme erioperatsioonide üksusi. Nad on Ukraina vaste USA Delta Force'ile ja SEAL Team 6'ile või Suurbritannia SAS-ile. Ja nagu ka nende kuulsad kolleegid, on see üksus spetsialiseerunud terrorismivastasele võitlusele, otseste rünnakute läbiviimisele, pantvangide päästmisele, kõrge väärtusega sihtmärkide operatsioonidele, eriotstarbelisele luurele ja sabotaažile. Kõige kõrgema riskiga missioonideks Vene tagalas kutsutakse tavaliselt Alfa-üksus. Üksus loodi 1994 aastal ja on olnud aktiivselt kaasatud Vene-Ukraina sõtta alates 2014 aastast. Üksus on osalenud võtmelahingutes nagu Hostomeli, Harkivi, Bahmuti ja Kurski pealetung 2024-2025. Alfa mängis olulist rolli Vene kolonnide varitsuses Kiievi lähedal 2022 aastal ning väidab, et on ainuüksi Pohhroski lahingus kõrvaldanud üle 9500 Vene sõduri ja hävitanud tuhandeid vaenlase vahendeid. SBU koloneli ja valitsuse riikliku julgeoleku, kaitse ja luurekomitee sekretäri Roman Kostenko sõnul 2025 aasta keskpaigaks vastutas Alfa umbes 10% eest kõigi kaitsejõudude kõrvaldatud vaenlase sihtmärkidest nii rindel kui ka vaenlase tagalas. Tunnustades nende strateegilist tähtsust, esitas ta Ülemraadas Ukraina parlamendis eelnõu Alfa-üksuse suuruse ja võimekuse kiireks laiendamiseks. Eelnõu, mis suurendas üksuse suurust mõnest tuhandest 10 000-ni ja andis selle sõduritele seadusliku õiguse kasutada kõiki relvaliike vastavalt neile määratud ülesannetele, võeti vastu 2025 aasta juulis.
Suur osa põhjusest, miks Alfa selle uuenduse sai, on tema kamikaze FPV droonimeeskondade vaieldamatu juhtpositsioon, eriti kauglöögioperatsioonides nagu operatsioon Ämblikuvõrk. See legendaarne operatsioon, mis toimus kuu enne Alfa uuendamist, hõlmas Venemaa seest lähtunud salajast rünnakut Venemaa lennubaasidele. SBU smugeldas droonikomponendid Venemaale, pani droonid kokku ja laadis need spetsiaalselt ehitatud veokite kastidesse ning lasi need siis lähedal asuvatest lennubaasidest õhku, tabades venelasi täieliku üllatusena. Ühelt poolt oli see äärmiselt riskantne samm, mis võis kaasa tuua tuumavastuse. Ukraina droonide sihtmärgiks oli Venemaa strateegiliste pommitajate laevastik, mis seisis avatud alal kaitseta vastavalt USA ja Venemaa vahelise US START-lepingu tingimustele. Tuumarelvade kontrollileping, mis aegub peagi, nõuab, et Venemaa ja USA strateegilised tuumapommitajad oleksid teisele poolele satelliitide kaudu nähtavad kontrolli eesmärgil. Teisest küljest jääb operatsioon Ämblikuvõrk selle sajandi, kui mitte kogu ajaloo, üheks kõige julgemaks, leidlikumaks ja tagajärgede poolest olulisemaks asümmeetriliseks rünnakuks. Pildid ja videod põlevatest Vene pommitajatest väidetavalt puutumatutes Olenia, Belea ja Ivanova Sivurnõi lennubaasides jahmatasid kogu maailma. Vahetult pärast rünnakut väitsid Ukraina võimud, et nad on rivist välja löönud 10 Venemaa kõige hinnatumaid lennukeid, paljud neist jäädavalt. Euronews ja teised suuremad lääne meediakanalid teatasid, et 1/3 Venemaa strateegilisest pommitajate laevastikust on hävitatud. Kui tolm oli hajunud, kinnitati, et need olid saanud kahjustada või hävitatud. 5 baasides oli kokku 7 või 8 Tu-95 tüüpi pommitajat, 4 Oljenia baasis ja ülejäänud Belajas ning 4 Tu-22 M3 pommitajat Belajas. Koos Antonov AN-12 transpordilennukiga Olenia baasis ja 2 sihitud Berev A-50 õhuluure- ja juhtimislennukiga Ivanova Severni baasis. Rahaliselt oleks 2 A-50 lennuki kahjustamine Venemaa jaoks kõige valusam, kuna igaühe hinnanguline maksumus on umbes $350 miljonit. Veelgi olulisem on see, et aktiivses teenistuses on vähem kui 10 sellist lennukit ning need mängivad kriitilist rolli Venemaa õhuoperatsioonide koordineerimisel. Seega oleks 1/5 oma lennukipargi kaotamine ühe hoobiga Venemaa jaoks katastroof. Eriti kui arvestada probleeme, mis Venemaal on uute lennukite kättesaamisega, millest räägime kohe varsti. Kahjustatud või hävitatud pommitajad maksavad märkimisväärselt vähem kui A-50. Tu-95 maksab hinnanguliselt $50–125 miljonit ja moderniseeritud Tu-22 M3 vastavalt $40–100 miljonit. Kui võtta arvesse ülemisi piirväärtusi, tähendab see, et operatsiooni Ämblikuvõrk kogukulu Venemaale ainult lennukite kahjustamise tõttu on umbes $2,1 miljardit. See on küll märkimisväärselt vähem kui Ukraina algselt väidetud $7 miljardit kahju, kuid see on siiski VKS-i jaoks tõsine hoop. Eeldades, et kõik need võeti jäädavalt rivist välja, moodustavad operatsiooni Ämblikuvõrk käigus tabatud 12 pommitajat tõenäoliselt umbes 10% Venemaa strateegilisest pommituslennukite laevastikust, mitte 1/3, nagu nad väidavad. Pealtnäha on Venemaal, kelle kaitseeelarve ületab $160 miljardit ja moodustab üle 30% föderaaleelarvest. 2026 aastaks raha, et hävitatud pommitajad asendada. Kuid asenduspommitajate või üldse uute pommitajate hankimine osutub Putini jaoks palju suuremaks probleemiks kui lihtsalt rublade loopimine selle peale. Alustuseks on nii Tu-95 oma algses M-versioonis kui ka moodsam Tu-95 MSM ja Tu-22 M3 nõukogudeaegsed lennukid ning tootja Tupolev ei tooda neid enam uusi juurde. Seega, kui need pommitajad teenistusest eemaldatakse, ei saa neid üks-ühele asendada. Ja kui rääkida raskest ja asendatavatest asjadest, siis just sellist ainulaadset ülevaadet pakume igal nädalal siin Sõrasaates. Kui soovid seda rohkem, siis kindlasti telli meie kanal. Tu-95 tegi oma esimese lennu 1952 aastal ja on siiani Venemaa peamine kaugmaa turbopropellermootoriga pommitaja. Vaatamata oma vanusele on selle lennuki pikk lennuulatus, tuumarakettide kandevõime ja äratuntav propellerimüra põhjus, miks see on endiselt keskne osa Venemaa heidutusdoktriinis. Venemaa kaitseministeerium alustas 2015 aastal põhjaliku moderniseerimisprogrammi, et pikendada alles jäänud Tu-95 lennuki eluiga 2040 aastatesse.
iga Tu-95 MSMX ümberehitamine hõlmab uute NK12 NPM mootorite paigaldamist, SOI-021 faasvõrega radarit, GLONASS-i Venemaa GPS toel töötavat navigatsioonisüsteemi, analoog- ja digitaalseid kokpitiekraane ning KH-101 tiibrakettide stardimooduleid. Iga uuendus maksab hinnanguliselt umbes $50 miljonit ning Venemaa kulutab hinnanguliselt igale lennukile igal aastal veel $3–5 miljonit. Depootaseme ülevaatusteks, propellerite tasakaalustamiseks, korrosioonitõrjeks, meeskonna väljaõppeks ja tuumakingluse sertifitseerimiseks. See on osaliselt tingitud kasvavatest raskustest ja kuludest, mis kaasnevad vanade lennukikerede töökorras hoidmisega. Isegi enne sanktsioone olid NK12 turbopropellermootori, mis on endiselt maailma võimsaim turbopropellermootor, varuosad juba haruldased. Ja ainult pööratavat tsükli käigukasti, kapitaalremontide maksumus ületab hinnanguliselt $1 miljon iga 1500 lennutunni kohta. Venemaa sissetungile Ukrainasse järgnenud enneolematud majandussanktsioonid on seda valu ainult süvendanud. Näiteks titaani ja alumiiniumi hinnad tõusid aastatel 2020–2024 28%, suurendades kerepaneelide vahetamise kulusid. Selle tulemusena võetakse nüüd paljud komponendid kasutuselt kõrvaldatud lennukikeredelt. Isegi kui iga uuendamine maksab $50 miljonit, annab Tu-95 Venemaale soodsa heidutuse ja kulusuhte. Tu-95 on palju odavam lennutada kui USA kaasaegseid B-2 Spirit ja tulevasi B-21 Raider strateegilisi pommitajaid ning isegi vanemaid B-52 pommitajaid, mis on 295 ka sama ajastu lennukid. Selle 9300 miili lennuraadius võimaldab meeskondadel tulistada radarile raskesti avastatavaid KH-101 tiibrakette kaugel väljaspool vaenlase õhutõrje ulatust, vältides vajadust $1 miljard maksvate varkslennukite järele. Lisaks on Venemaal juba ammu olemas infrastruktuur regulaarsete Tu-95 missioonide jaoks, sealhulgas rajatud lennurajad ning Engels 2 ja Ukrainka lennubaasid. Enne sissetungi hinnati, et Venemaal oli umbes 50 aktiivset Tu-95 lennukit. On teada, et sõja jooksul on Venemaa kaotanud kokku 7–10 lennukit, jättes umbes 80% lennukipargist puutumata. Siiski on teada, et vähesed neist on juba moderniseerimise läbinud, mis, nagu näeme, on osa Putini probleemist. Ja sama lugu on ka Tu-22 M3-ga. 222 M3 arenes välja varasematest 222 M1 ja M-versioonidest. Tu-22 M1 tegi oma esimese lennu 1971 aasta juulis ning 222 M kasutati esmakordselt lahinguülesanneteks Afganistanis aastatel 1987–1989. Tu-22 M3 tegi oma esimese lennu 1977. Nueunda aastal lisati varustusse 1983 nueaastal ning Venemaa kasutas seda esmakordselt lahingoperatsioonides Tšetšeenias 1995 aastal. Tu-22 M3 pikkus on 139 jalga, maksimaalne tiivaulatus 112 jalga kõrgus, 36 jalga ning maksimaalne tühimass ja stardimass vastavalt peaaegu 117 000 ja 279 000 naela. Selle lennuki kruiisikiirus on 559 miili tunnis ja maksimaalne kiirus 1429 miili tunnis. Ja see suudab lennata maksimaalsel kõrgusel, mis on veidi alla 46 000 jala ning selle tegevusraadius on 4350 miili. Võimeline kandma tuumarakette on see oluline osa Venemaa tuumaheidutusest. Kuid Venemaa on kasutanud seda ka tavarakettide tulistamiseks Ukraina pihta. Seda saab varustada KH-32 rakettidega KH-15 või KH-15B vasturadari-rakettidega või kaasaegsete juhtimismoodulitega varustatud FAB-liukpommidega, mida Venemaa on ohtralt kasutanud, et pommitada Ukraina positsioone ja asulaid rindejoonel. Kuid nagu Tu-95 on ka sellel pommitajal olnud vaja märkimisväärseid uuendusi, et jääda tänapäevasest sõjapidamisest tõhusaks. 2017 aastal teatas Venemaa kaitseministeerium oma kavatsusest uuendada pooled oma 60 aktiivsest Tu-22 M3-st täiustatud Tu-22 M3 MX. Esimene moderniseeritud lennuk veeretati välja Tupolevi Kazani lennukitehases mitte kaua pärast seda ning tegi oma esimese lennu 28. detsembril 2018. Kuid sellest ajast alates, eriti pärast Venemaa sissetungi ja sellele järgnenud sanktsioonide kehtestamist, on edasiminek järsult soikunud.
Arvatakse, et Venemaa on sõja jooksul kaotanud kuni 9 lennukit ning teadaolevalt tarniti 2023 aastal vaid üks täiendavalt uuendatud Tu-22 M3. Veelgi murettekitavam Putini jaoks on see, et kuna uusi lennukeid enam toota ei saa, pole selge, kui paljud, kui üldse, ülejäänud 28 moderniseerimiseks mõeldud lennukist tulevikus tegelikult uuendatakse. Tuchal Tupolevil on selgelt suuri raskusi oma kohustuste täitmisega. Vähemalt sellele viitab kasvav hulk kohtuasju, mille on tema vastu algatanud Venemaa kaitseministeerium ja teised. Probleemide allikaks näivad olevat tootmispudelikaelad, mis on tingitud Tupolevi hiiglasliku Kazani lennutehase, lühidalt Gazi, ebapiisavast võimekusest ja tööjõust. Just siin peaksid toimuma Tu-95 ja Tu-22 M3 uuendused. Koos uute Tu-160M pommitajate ehitamisega, mis on Venemaa strateegilise pommitaja 3 jala 3. ja kõige kaasaegsem osa, ning 2 Tu-214 kaksikotstarbelise tsiviillennukiga. Nagu erinevad ettevõtte vastu esitatud kohtuasjad näitavad, ei suuda tehas ühtegi neist eespool mainitutest õigeks ajaks tarnida. 2025 aasta mais tegi Moskva arbitraažikohus otsuse kohtuasjas, mille Venemaa kaitseministeerium oli eelmisel suvel Tupolevi vastu algatanud. Hadži jõudis kohtusse 2025 aasta jaanuaris algse nõudega 360 miljonit rubla ehk umbes 4,7 miljonit dollarit, mida hiljem suurendati 3 miljardi rublani ehk umbes 40 miljoni dollarini. Lõpuks mõistis kohus Tupolevilt välja 3 miljardi rubla suuruse summa, mis Vene meedia andmetel on tõenäoliselt seotud kohustuste täitmise viivitustega. Aga see polnud esimene kord, kui Venemaa kaitseministeerium viis Tupolevi kohtusse ega ka viimane. 2019. aastal pöördus see kohtusse nõudega saada Tupolevilt tagasi 4,6 miljardit rubla, umbes 60 miljonit dollarit lennukite remondi tähtaegade rikkumise eest. Tol ajal rahuldas kohus nõude ainult osaliselt, vähendades summad 13 miljoni rublani, mis tähendab vähenemist umbes 61 miljonilt dollarilt 172 000 dollarile. Pärast 2025 aasta maikuu otsust esitas kaitseministeerium novembris Tupolevi vastu veel ühe hagi, nõudes 930 miljonit rubla, umbes 12,3 miljonit dollarit, tsiviilõiguslike suhete majanduslike vaidluste tõttu. Ka see juhtum on peaaegu kindlasti seotud sellega, et Tupolev ei täitnud oma kohustusi pommitajate tootmise tähtaegadest kinnipidamisel. Ukraina SPS reidiüksuse 413 polguteenistuja ja kaitseanalüütiku Ivan Kiritševski analüüsi kohaselt katab Venemaa kaitseministeeriumi nõutud 3,9 miljardi rubla suurune summa parimal juhul ühe Tu-95 MS pommitaja remondi või uuendamise kulud. See näitab, kui suuri raskusi Tupolevil on Venemaa relvajõududele millegi tarnimisega, kuid Tupolevi tarnimisprobleemid ei lõpe sellega. Lisaks kaitseministeeriumi hagidele kaebas nafta- ja gaasihiiu Tatneft Tupolevi 2025 aastal 2 korda kohtusse, kuna Tupolev ei tarninud nende lennufirmale UVT Aero 2 Tu-214 lennukit. 2022. Aastal sõlmis lennufirma lepingu 4 Kazanis toodetud Tu-214 tarnimiseks. Esimesed 2 lennukid pidid tarnitama 2024 aasta oktoobris, ülejäänud 2 2025 aasta septembris. Siiski lepingud ei täidetud. Tatnev esitas Tupolevi ja Gazi vastu hagi summas 6,2 miljardit rubla, mis on umbes 80 miljonit dollarit. Pooled lükkasid juhtumit mitu korda edasi, püüdes sõlmida kompromisskokkulepet. Kuid lõpuks rahuldas Tatarstani arbitraažikohus 2025 aasta suvel hagi osaliselt, kohustades Tupolevit maksma 5,6 miljardit rubla põhjendamatu rikastumise eest, 556 miljonit rubla trahve ja 8 miljonit rubla riigilõivu, kokku umbes 85 miljoni dollari väärtuses. Kohtuistungil selgus, et Tupolev oli tagastanud Tatnevilt esimese lennuki eest saadud ettemakse, kuid teise lennuki eest saadud raha ei olnud kunagi tagastatud. Kõnekalt süüdistas Tupolev tarnete ebaõnnestumises oma töökoormust riiklike kaitsetellimuste tõttu, mis tema sõnul moodustavad 85% tootmisest, kuid toovad kasumit vaid umbes 4%. Selle tulemusena teatas ettevõte, et suudab sõlmida uusi lepinguid Tu-214 jaoks alles pärast aastat 2027, mis on tohutu viivitus.
Otseallikast öelduna ei suuda see süsteemselt oluline ettevõte toime tulla isegi Venemaa riigi nõudmistega, rääkimata oma äriklientidest. Lisaks 2 Tu-214 ja uuendatud Tu-95 ning Tu-22M3 tarnimata jätmisele on Tupolev samuti ületanud tähtaja uute Tu-160MD tarnimiseks. 4 lennukit pidid tarnitama aastatel 2022-2023, kuid esimesed 2 anti lõpuks üle alles 2025 aasta lõpus. Ülejäänud lennukid on väidetavalt veel töös, kuigi ametlikku põhjust viivituse kohta pole avalikustatud. Kuid Tupolevi probleemid sellega ei lõpe. Mõni kuu pärast esimese Tatnevi kohtuasja lahendamist esitas Tatnev uue nõude summas 11,7 miljardit rubla, mis on umbes $115 miljonit. Kohtuasja menetlus käib praegu veel. Tupolev on teinud ettepaneku osaliseks kokkuleppeks. Vahepeal on United Aircraft Company ehk UAC, korporatsioon, millele kuulub Tupolev, teist korda 2 aasta jooksul vahetanud välja Tupolevi juhtkonna. Ettevõtte juht Aleksandr Bobrõšev 76 asendati 37-aastase Juri Ambrosimoviga, kes on Juri Litvinovi pojapoeg. Litvinov juhtis Gazi 90-ndatel ning oli varem ettevõtte finants- ja majandusdirektori asetäitja. Kuigi UAC väitis, et Bobrõšev lahkub ametikohalt pärast talle riikliku kaitsetellimuse raames sõjatehnika tarnimiseks pandud ülesannete täitmist. Tõenäoliselt on juhtkonna vahetus otsene tagajärg nendele kohtuasjadele ja jätkuvatele tarnete probleemidele. UAC ütles TAS-ile, et uute juhtide peamisteks ülesanneteks saavad olema kasvava tootmisprogrammi elluviimine ning Tu-214 programmi plaanide täitmine. Vaatamata nendele kinnitustele tekitavad tarnete puudujäägid ebamugavaid küsimusi Venemaa suutlikkuse kohta laiendatud strateegilise lennuväe lennukipargi ülalpidamiseks kestvate sõjaliste operatsioonide tingimustes. Oktoobris teatas Tatarstani juht Rustan Minikanov, et sellel aastal võetakse kasutusele peamised tööstusrajatised 214 reisilennuki masstootmiseks. Kuigi see, kas see projekt aitab mahajäämust vähendada ja kui kaua see aega võtab, on endiselt lahtised küsimused. Samal ajal süvendavad Alfa Grupi rünnakud ainult Venemaa sõjaväe lennunduse probleeme. SBU 2025 aasta tegevusaruande kohaselt hävitati 15 Vene lennukit, sealhulgas 11 tiibadega lahingulennukid tüüpidest Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24 ja MiG-31. Samuti 3 kopterit Mi-8, Mi-26 ja Mi-28 ning 1 transpordilennuk AN-26. Huvitaval kombel ei arvestatud nende hulka operatsiooni Spiderweb käigus kahjustatud Tu-95 ja 2 22M3 pommitajat. Võib-olla sellepärast, et operatsioonis osalesid ka teised Ukraina sõjaväeüksused ja nad tahtsid arvestada ainult neid tabamusi, mis olid täielikult nende enda tehtud. Hävinud lennukid esindavad Venemaa peamise taktikalise ja operatiivse lennuväe läbilõiget, hõlmates õhuülekaalu, rünnaku, tõrje, transpordi ja helikopterite toetusrolle. Su-30SM-de kaotus vähendab otseselt Venemaa võimet ühendada õhutõrje ja ründelennuväe operatsioone ühel platvormil. Su-34 Venemaa peamiste rindepommitajate kaotus tähendab, et Fabliuk-pomme langeb vähem. Kuigi Su-27 ja Su-24 on vananenud ning täidavad peamiselt abistavaid rolle, näiteks ründelennukite saatmine, mängivad MiG-31 püüdurlennukid strateegilist rolli Venemaa õhutõrjesüsteemis. Kõrge kiirusega sihtmärkide, nagu strateegilised pommitajad ja tiibraketid, tõrjumiseks loodud lennukid kasutatakse ka KH-47M2 Kinžal hüperhelikiirusega raketi stardiplatvormina. Kuid kui rääkida mitte Tupolevi toodetud lennukite asendamisest, siis Venemaal ei paista olevat kaugeltki nii suuri probleeme nagu pommitajatega. Londoni mõttekoja Russi värske uurimuse kohaselt on Venemaa saanud sõja jooksul kätte vähemalt 135 uut hävitajat. Sealhulgas 55-60 Su-35, 20 uut väidetavalt vargtehnoloogiaga Su-57-50, Su-34M ning 20-25 MiG-31 erinevates variantides, kusjuures tarned on aja jooksul kasvanud.
Russi raport vaidleb vastu Ukraina ametlikule väitele, et sõja jooksul on alla tulistatud üle 400 Vene lennuki, hinnates, et tegelik arv on pigem umbes 130 jäigatiivalist õhusõidukit, mis on kas alla tulistatud või tõsiselt kahjustatud. Kui neil on õigus, siis on Venemaa hävitajate jõud Ukraina löökidest kriitilise tasemeni jõudmisest veel kaugel. Tõepoolest, kui Putinit uskuda, siis kus on probleem? Detsembri lõpus väitis Putin, et alates 2022 aasta veebruarist on Venemaa suurendanud relvade ja laskemoona tootmist 22 korda. Tankide tootmine oli kasvanud 2,2 korda, sõjalennukite tootmine 4,6 korda, elektroonilise sõjapidamise varustuse tootmine 12,5 korda ja raketiartellervarustuse tootmine 9,6 korda. Samal ajal kui löögirelvade ja laskemoona tootmine oli kasvanud lausa 22 korda. Vähemalt nii ütles Putin televisioonis avaldatud avalduses. Kremlis toimunud kohtumisel kaitsetööstuse ametnikega. Veelgi enam, uute täiustatud kaugmaarelvade nagu Aresnik, Borovesnik, Poseidon ja Avantgarde süsteemide kasutuselevõtuga on vaieldav, kas Venemaa strateegilised pommitajad on tuumaheidutusvahendina enam sama olulised kui varem. Vene eksperdid nagu Ruslan Puhhov, strateegiate ja tehnoloogiate analüüsikeskuse direktor, seavad juba kahtluse alla, kas Venemaa peaks jätkama vanakooli sõjatehnoloogiatega nagu tankid ja pommitajad. Ta väidab sisuliselt, et palju odavamad ja arenenumad relvad, nagu FPV-droonid, on muutnud need süsteemid liiga haavatavaks ja mitte kulutõhusaks, mistõttu tuleks need maha kanda ning kogu tähelepanu suunata kaasaegsetele relvadele, nagu raketid ja droonid. Ukraina kohal lendab midagi salapärast. See ei ole mingi täiesti uus relv, mille Ukraina on välja töötanud. See ei ole murranguline droon ega mingi eriline missioon. Ukraina suur saladus on see, et tema õhuruumi sisenevad taevameistrid ja need meistrid ei tule Ukrainast. Nad on hollandlased ja teevad mõeldamatut, eirates täielikult Venemaa suurimat punast joont Ukraina sõjas. Hollandi piloodid lendavad Ukrainas. Vähemalt nii väidab Prantsuse raport, mis avaldati algselt väljaandes Intelligence Online ja levis seejärel laialdaselt. Ja kui see plahvatuslik raport vastab tõele, siis on saladuse sees veel üks saladus, mille me avaldame selles videos veidi hiljem. Hollandlaste osaluse kohta annab The Aviationist põhiülevaate. Seal öeldakse, et Prantsuse raporti kohaselt on Ukraina loonud segalennusalga Ukraina ja Hollandi pilootidest, kes lendavad F-16 hävitajatega Ukrainas lahinguülesandeid täites. Alguses on selles hämmastavas väites üks asi, mis tundub loogiline. Holland on olnud üks suurimaid F-16 hävitajate tarnijaid Ukrainale, olles 2025 aasta maikuu lõpuks andnud üle 24 USA-s toodetud lennukit. On mõistetav, et Hollandi piloodid aitavad Ukrainal nende lennukitega õppida, kuid lahingulendude sooritamine Ukraina kohal oleks juba suur asi. Uskumatu raport jätkub, lisades, et see segaväeüksus loodi viimastel nädalatel ning seda mehitatakse Hollandi pilootidega, kes teenivad Ukrainas ajutiste lepingutega. UNN lisab, et üksus loodi ülima salajasusega ning üks selle loomise ideedest on integreerida NATO kollektiivne õhulahingu kogemus Ukraina õhuruumi tegelikkusega. Piloodid, keda Ukraina palkab ajutiste lepingutega, on kõik sõjaveteranid, kes on varem teeninud Lähis-Idas ja Afganistanis. See tähendab, et nad mõistavad F-16 pardatehnikat ja saavad näidata Ukraina pilootidele, kuidas seda maksimaalselt ära kasutada. Nii et sellest raporti osas saame teha paar järeldust. Esimene on see, et see raport kinnitab veel kord, et Ukraina värbab oma sõjaväkke välisvõitlejaid. Ausalt öeldes pole see mingi suur saladus. Kui Venemaa kasutab pettust, et värvata võimalikult palju välissõdureid Putini strateegiliselt saamatu lihalaine jaoks, siis Ukraina on loonud terve üksuse, mida ta avalikult reklaamib välisvõitlejatele, kes soovivad tema eesmärgiga liituda. Nimega Ukraina rahvusvahelised kaitselegioonid on see suur üksus loodud selleks, et võimandada Ukrainal organiseerida tohutut välisvõitlejate sissevoolu, kes on saabunud relv käes Venemaa vastu võitlema. Organisatsiooni värbamiskeskuse andmetel on leegioniga liitunud võitlejad 75 eri riigist ning see on jagatud pataljonideks, mis alluvad Ukraina relvajõudude maavägede juhtimisele. Me ütleme, et see on eraldatud. Sellest on saanud oli eraldatud. Huvitava pöördena Ukraina välisvõitlejate kasutamises saadeti Ukraina kaitse rahvusvahelised leegionid ametlikult laiali 2025 aasta lõpus. Kõik võitlejad, kes olid nendesse leegionidesse registreerunud, hajutati laiemasse Ukraina sõjaväkke, kus nad hakkavad täitma erinevaid ülesandeid. Nüüd, BBC andmetel olid 2 4 leegionist, mis moodustasid selle organisatsiooni juba 2025 aasta detsembri keskpaigaks liidetud Ukraina rünnakujõududega.
Üks leegionidest oli liitmisprotsessis, samal ajal kui 4. leegion muudeti väljaõppekeskuseks. Kas Hollandi hävituslennukite piloodid liitusid Ukraina võitlusega nende leegionide kaudu? Kui nad seda tegid, võime eeldada, et nad tegutsevad iseseisvalt oma riigist, mis on omamoodi lahendus Putini otsesele keeldumisele ja ägedatele ähvardustele, mida ta esitas võimaluse kohta, et NATO väed lähevad Ukrainasse. Tehniliselt ei ole piloot NATO lendur, kui ta ei teeni aktiivselt oma riiki. Muidugi, nagu me varsti uurime, Venemaa ei ole rahul kummalgi juhul. Ükskõik, kuidas Hollandi piloodid sinna pääsesid, lendavad nad nüüd ilmselt Ukraina eest. See toob meid teise asja juurde, mida me sellest raportist järeldada saame. Aviationist ütleb, et Hollandi lendurid sõlmivad ilmselt Ukrainaga 6-kuulisi lepinguid, mis võimandab pilootidel riiki sisse ja välja roteeruda, pagades samal ajal, et Ukrainal oleks pidevalt lendureid, kes mõistavad oma lääne lennukeid paremini kui keegi teine. Jällegi, see kõik põhineb Intelligence Online'i raportil, mida pole veel iseseisvalt kinnitatud. Aga kui see on tõsi, näitab see, et Ukraina kohtleb oma uut õhuväeüksust tõsise sõjalise diviisina. Hollandi pilootide palkamisel ei ole eesmärgiks neist viimse tilgani kõik välja pigistada, kuni nad väsimusest lennates surevad. Ukraina teab, kui väärtuslikud need piloodid on, samuti kui väärtuslikud on hävitajad, millega nad lendavad, ning tagab, et tema väärtuslikke vabatahtlikke koheldakse hästi. Mis puudutab nende vabatahtlike tegevust, siis tundub, et see on palju enamat kui ainult Ukraina pilootide väljaõpetamine. Veel üks samm, mis ajab Putini marru. Väidetavalt osalevad Ukraina käsutuses olevad Hollandi piloodid ja selle salajane üksus peaaegu igapäevastes õhutõrjeoperatsioonides. Nendel missioonidel kasutavad nad oma lennukeid, et tulistada alla Vene droone ja rakette, näiteks Shahid-tüüpi Vene Gerane, samuti Venemaa KH-101 ja Kalibr tiibrakette. Jällegi näeme siin teatavat möödahiilimist, sest selle missiooni profiili põhjal tundub, et Ukraina on väga ettevaatlik lastes oma Hollandi pilootidel rünnata elutuid objekte, mitte Vene sõdureid. See võtab Putinilt hoova, sest see takistab tal väita, et NATO väljaõppe saanud lendurid tapavad Vene sõdureid. See on tark, väga tark. Ja Ukraina geniaalne viis kasutada oma välispiloote muutub veelgi nutikamaks tänu sellele avalikustamisele. Et üks nende olulisemaid panuseid sõjategevusse on Sniper Advanced sihtimispodi kasutamine, mida The Aviationisti sõnul kasutatakse sihtimiseks ja kauguse määramiseks. Ukraina piloodid peavad õppima, kuidas seda tüüpi podi kasutada ja Hollandi piloodid näitavad neile seda ilmselt reaalajas. Kõike seda tehakse taas salaja, kuid me ütlesime teile varem, et saladuse sees on veel üks saladus. Kas tahate teada, mis see on? Kohe räägime teile. Aga enne kui sellesse süveneme, tuletan meelde, et see on sõjasaade ja meie toome teieni alati kogu pildi. Tellige juba täna, et näha pealkirjadest kaugemale ja olla alati samm ees. Nüüd saladus saladuse sees. Olgu, Ukraina uues õhuüksuses ei ole ainult Hollandi piloodid, ka Ameerika piloodid lendavad Ukrainas missioonidel. Paljastava raporti kohaselt on Ukraina sama valmis värbama USA pilootide kui ka teiste riikide pilootide teenuseid. Vähemalt üks neist pilootidest on Afganistani konflikti veteran, kes väidetavalt lendas seal arvukatel lahingumissioonidel. Jaa, on veel üks piloot, kes arvatavasti lendas missioone Lähis-Idas, võib-olla Iraagi sõja ajal. Nad liituvad Hollandi kolleegidega, kellest paljud on lõpetanud juhtivad Euroopa õhuvõitluskoolid, mis on tuntud oma edasi jõudnud väljaõppe poolest tõrjelendudes ja kaasaegses õhusõjas. The Aviationist kajastab neid Intelligence Online'i paljastusi otse. See osa raportist tundub olevat täiesti ootamatu. Lõppude lõpuks arvas enamik, et USA kindlasti ei luba ühelgi oma sõduril, endisel või praegusel, Ukrainas töötada, sest kardetakse, et see võiks viia pingete eskaleerumiseni ühe vähese tuumariigiga, kes suudab Ameerika Ühendriikidega samaväärselt vastamisi seista. Ameerika veteraanidest pilootide Ukrainasse suundumine ei pruugi siiski olla nii hullumeelne, kui see esmapilgul paistab. Juba 2024 aastal pakkus USA senaator Lindsey Graham isegi välja, et Ukraina võiks hakata palkama Ameerika piloote. See mõte tekkis tal pärast kohtumist Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Kas Zelenski pani selle mõtte Grahami pähe? Või oli see vastupidi? Graham ütles selle mõtte välja ja Zelenski haaras sellest kinni ning hakkas tegutsema. Need on küsimused, millele me ei pruugi kunagi vastuseid saada, kuid me teame, mida Graham tol ajal ütles, sest tema väitel võivad Ukraina palgata pensionil F-16 piloodid, kes tahavad vabaduse eest võidelda. Ukrainlased otsivad NATO riikide seas valmis olevaid piloodid, kes on pensionile jäänud, et aidata neid seni, kuni Ukraina oma piloodid välja koolitab. Graham pakkus välja, et selline lähenemine võimaldaks Ukrainal kasutada F-16-id, mida nad pidid saama, isegi varem.
Kas ta arvas, et veteranid, kellele ta soovitas Ukraina pakkumise vastu võtta, hakkavad lõpuks lahingulende tegema või mitte, on hoopis teine küsimus, millele ei pruugi kunagi vastust saada. Igal juhul, kui raport Ukraina uue õhuüksuse kohta vastab tõele, võib sellel olla tohutu mõju Ukraina sõja tulevikule ja Venemaa ning NATO suhetele. Jääge meiega, sest varsti uurime, milline see mõju võiks välja näha. Enne kui me seda teeme, on sellel lool mõned olulised aspektid, mida tuleb käsitleda. Esiteks ütleb Ukraina, et see ei vasta tõele. Nüüd, vastavalt United 24 meedia artiklile selle provokatiivse Prantsuse raporti kohta on Ukraina õhuväe staabi kommunikatsiooniosakonna juht Yuri Ignat juba välja tulnud, et väidetavalt ümber lükata väiteid, et Hollandi ja USA piloodid lendavad Ukrainas. Eile õhtul avaldas Prantsuse väljaanne Intelligence Online uudise, et Ukraina on loonud salajase F-16 eskadrilli, mis koosneb Ukraina, Ameerika ja Hollandi pilootidest. Ja loomulikult juhib eskadrilli Tom Cruise, naljatas Ignat. Nii et ongi kõik. See lugu ei tähenda midagi, eks? Noh, mitte tingimata. Pea meeles, et see peaks olema salajane pilootide üksus ja esimene reegel saladuse hoidmisel on see, et sa ei hakka lobisema, kui keegi hakkab rääkima, mis see saladus võiks olla. Teisisõnu, Ignat võib üksuse olemasolu eitada just seetõttu, et see tegelikult eksisteerib ja ta tahab veenduda, et Venemaa ei satuks jälile. Mis puudutab põhjust, siis neid võib olla mitu. Ukraina ei pruugi soovida, et Putin saaks tegelikult teada, kui palju abi ta saab kogenud lääne pilootidelt, olgu see siis väljaõppe või otseste missioonide osas. Need piloodid võivad samuti olla ettevaatlikud, et mitte põhjustada eskalatsiooni, mis mõjutaks nende riike, isegi kui nad on palgasõdurid. Nii et nad võivad olla palunud Ukrainal oma osalust mitte avalikustada. See kõik on muidugi spekulatsioon, aga mõte on selles, et me ei saa tingimata eeldada, et salajase üksuse olemasolu eitamine on tõend selle kohta, et sellist üksust ei eksisteeri. Ma mõtlen, see on ju salajane üksus. Sa peadki selle olemasolu eitama. Ja mis puudutab teist aspekti, siis umbes samal ajal, kui tuli avalikuks Ukraina salajane õhuüksus, oli Venemaa alustanud järjekordset massiivset raketi- ja droonirünnakut Ukraina vastu. United 24 meedia teatas sellest rünnakust, märkides, et Ukraina oli suutnud muuta oma F-16 drooniparvede küttideks, kasutades APKVS-2 juhitavaid rakette, et hävitada suurem osa sellest, mida Venemaa riiki saatis. Kokku suutis Ukraina õhutõrje selle rünnaku käigus, mis toimus 16 ja 17 veebruari vahelisel ööl, hävitada või maha suruda 392 sihtmärki 400-st. Alla tulistatud laskemoonade hulgas oli 367 Venemaa drooni, 20 KH-101 tiibraketti, 4 Iskander K tiibraketti ja 1 KH-59 või KH-69 juhitav õhust lastav rakett. Need, kes mäletavad üht möödaminnes öeldud lauset, mida me videos varem mainisime, võisid nüüd KH-101 mainimisel kõrvu kikitada. Miks? Noh, vaid mõned minutid tagasi ütlesime teile, et Ukraina välispilootide üksus osaleb operatsioonides, kus nad tulistavad alla just seda tüüpi rakette, nagu teatas Intelligence Online'i raport. Nii et taas tuleb esitada küsimusi, millele pole vastuseid. Nendest küsimustest kõige olulisem on ka kõige ilmsem. Kas 16 veebruari ööl olid Hollandi või Ameerika piloodid taevas? Noh, kui neid oleks olnud, poleks Ukraina seda kunagi kinnitanud. Seega keskendugem millelegi muule, mis teeb selle Ukraina territooriumi kaitsmise erakordseks. APKVS-2 rakettide kasutamine on siin eriti huvitav. Nagu Army Technology märgib, saab neid laskemoona välja lasta nii pöördtiivalistelt, fikseeritud tiivaga kui ka mehitamata platvormidelt. Seega teame, et Ukraina F-16D on tõenäoliselt nendega ühilduvad. Need raketid on samuti odavad, makstes umbes 30 000 kuni 35 000 dollarit tüki kohta. Need maksavad umbes sama palju kui Venemaa Shahedi droonid, mis võib muuta need ideaalseks Venemaa massiliste droonirünnakute tõrjumisel. Ukraina eelistaks muidugi, et raketid oleksid veelgi odavamad, kuid samaväärne hind on parem, kui kulutada $100,000 arenenumatele rakettidele droonide hävitamiseks. Kuid selle konkreetse relva tõeliselt huvitav aspekt tuleneb videost, mida Ukraina kindralstaap jagas X-is ja mis näitab hulka F-16 hävitajate poolt sooritatud lööke massiivse Venemaa rünnaku ajal. Umbes 19 sekundi juures näeme, kuidas sihtimissüsteem lukustab sihikule ilmselt Vene drooni, mis hävitatakse hetke pärast suhteliselt aeglaselt liikuvast mürsust, millel on kõik APKVS-2 omased lennuomadused. Aga see pole kõige huvitavam osa. Laseme United 24 meedial selgitada.
väljaande sõnul näib, et löök salvestati ANAQ-33 Sniper Advanced Targeting sihtimiskonteineri abil, mille ekraaniliides vastab väga täpselt sellele, mida avaldatud videos näha on, kuigi näidati ainult ekraani keskosa. Kui su kõrvad juba varem kikkisid, kui mainisime, et Ukraina hävituslennukid hävitasid Venemaa õhurünnaku ajal KH-101 rakette, siis nüüd lendavad need peaaegu peast. Sniper Advanced Targeting Pod. Just see täpselt sama tüüpi sihtimiskonteineri, mille kohta Intelligence Online'i raport väidab, et Hollandi ja USA piloodid on aidanud Ukrainal kasutada just sellistes olukordades, nagu Ukraina sattus 16 ja 17 veebruari ööl. Muidugi pole see kaugeltki ametlik kinnitus, et väidetav salajane välismaine õhuüksus oli seotud selle viimase rünnaku tõrjumisega. Kuid siiski näib kaudseid tõendeid üha kogunevat. Nii et võib-olla on üksus, mille olemasolu Ukraina eitab, tegelikult täiesti reaalne ja teeb täpselt seda, mida Prantsuse raport väidab. Isegi kui nii paljud üksikasjad on saladuselooriga kaetud, on selle üksuse olemasolul selged tagajärjed Ukraina sõjale, eeldades, et see Intelligence Online'i raport osutub tõeks. Venemaa on kindlasti marus. Tegelikult on ta seda juba praegu. Vene uudistagentuur TAS avaldab juba kommentaare Vene propagandistidelt, kes ütlevad asju, mida Vladimir Putin ise avalikult öelda ei julge. Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zakharova on juba andnud terava vastuse uudisele, et Hollandi piloodid võivad Ukrainas lennata. Kõigepealt andis Haag Kiievile 24 kasutusest kõrvaldatud F-16 hävitajat. Nüüd tundub, et kasutusest kõrvaldatud piloodid on lisatud mahakantud varustuse nimekirja. Tõenäoliselt on järgmine areng nende pilootide allatulistamine. See on ilmne näide Hollandi pragmaatilisusest, väitis Zakharova, olles näiliselt pime tõsiasja suhtes, et Ukraina pole alates 2025 aasta juunist ühtegi oma F-16 kaotanud, mis ei ennusta just hästi Venemaa senist edu lennukite allatulistamisel. Ukraina muutub lennus üha paremaks ja seda mõistavad Hollandi piloodid väga hästi. Pressisindaja Zakharova sarkasm muutus hiljem lausa silmakirjalikkuseks, kui ta lisas. Tahaksime kõigile meelde tuletada, et palgasõdurid jäävad rahvusvahelise õiguse reguleerimisalast välja. Neid ei kaitse Genfi konventsioonid. Tõesti. Kas tõesti Venemaa? Riik, kellel on terved palgasõdurite paramilitaarüksused tegutsemas Ukrainas ja üle kogu maailma, hakkab nüüd rääkima rahvusvahelisest õigusest. Seesama riik, kelle kohta on teatatud, et ta on 2026 aasta alguseks palganud vähemalt 18 000 välismaist palgasõdurit ja tõenäoliselt on neid veelgi rohkem. Kui Venemaa kavatseb sellele argumendile toetuda, siis saab neil olema väga raske seda tõestada. Sellel jalal pole põlve, hüppeliigest ega sääreluud. Põhimõtteliselt pole Venemaal mingit alust. Ja neil on samuti palgasõdurid. Ma mõtlen, see pole Ukraina süü, et ta kasutab oma välisvõitlejaid palju paremini, kui Venemaa kunagi on suutnud. Ja võib-olla selle loo muret tekitavam külg, vähemalt NATO jaoks, on see, et väidetavad salapiloodid tulevad Hollandist ja USA'st, mis mõlemad on NATO liikmed. Jättes kõrvale selle, et piloodid on väidetavalt veteranid, kes enam ei teeni, on Venemaa väga selgelt öelnud, et peab NATO vägede viibimist Ukrainas punaseks jooneks, mis toob kaasa drastilise eskalatsiooni. Isegi võimalus, et NATO saadab rahuleppe järel Ukrainasse rahuvalvajad, on Venemaa jaoks olnud vastuvõetamatu. Nagu tuumadesarmeerimise kampaania välja toob, on nii Prantsusmaa kui ka Ühendkuningriik lubanud saata Ukrainasse vägesid, et rahulepet toetada, mis kutsus Venemaalt esile kohese reaktsiooni. Venemaa teatas, et kõik välisväed, baasid või sõjaline infrastruktuur Ukraina territooriumil oleksid otsese välismaise sekkumise tõendiks ning neid peetaks seetõttu õigustatud sihtmärkideks. Venemaa näib suhtuvat väidetavalt Ukrainas lendavatesse Hollandi ja USA pilootidesse samamoodi. Kuid mida see tähendab eskalatsiooni mõttes, on veel näha. Alustuseks ei ole kogu raportit, millele see kõik tugineb, iseseisvalt kinnitatud ja Ukraina kindlasti ei kavatse seda tõeks tunnistada. Venemaal pole aimugi, kas Ukraina kohal taevas on välispilootide. Ja isegi kui nad seal on, siis tundub, et neid piloote juhendatakse väga hoolikalt droonide ja rakettide allatulistamiseks ning lisaks õpetavad nad Ukraina vägesid F-16 paremal kasutamisel. Nii et kui Venemaa peaks juhuslikult tapma Hollandi või USA piloodi Ukrainas, võib ta seista silmitsi NATO vastulöögiga, mis on sama suur kui see, mida Venemaa enda sõnul teeks, kui NATO ametlikult Ukrainasse siseneb. Ja lõpuks peame tunnistama fakti, et need on kõik kuulujutud. Nagu The Aviationist märgib, on kuulujutud lääne pilootidest, kes lendavad Ukrainas, ringelnud juba pikka aega ilma ametliku kinnitamiseta. See on seni kõige lähemal kinnituse saamisele, kuid me räägime endiselt tõendamata raportist, mida Ukraina on kategooriliselt eitanud.
Ja praegu tuleb neid teateid käsitleda kinnitamata teadetena, mis muudab olukorra Venemaa jaoks veelgi segasemaks. Venemaa võib loopida igasuguseid ähvardusi, kuid ilma tõenditeta ei tähenda need NATO jaoks eriti midagi. Ja iroonilisel kombel näeme nüüd, kuidas Ukraina näib rõõmsalt nautivat seda, et ta kasutab Venemaa vastu samu desinformatsioonitaktikaid, mida Putin püüab kasutada ülejäänud maailma petmiseks. Kas Ukrainas on Hollandi ja USA piloodid? Või on see kõik lihtsalt kuulujutud? Venemaa ei saa seda kunagi teada, sest Ukraina on muutunud saladuste hoidmisel palju paremaks. Ukraina ei kavatse seda saladust niipea avalikustada. Venemaa droonid lendavad kaugele ja aeglaselt. Need on ohtlikud ja Ukrainal on neid äärmiselt raske alla tuua sama tüüpi õhujõuga, mida kasutatakse näiteks rakettide nagu F-16 hävitamiseks. Sellepärast ongi see, mida üks Ukraina F-16 piloot just tegi, nii uskumatu. See piloot hävitas drooni koheselt relvaga, mille kasutamine tähendas talle suurt riski. Ja siin on parim osa. Kogu see sündmus jäädvustati kaamerasse. Vaadake, kuidas Ukraina piloot teeb midagi uskumatut ja me selgitame, miks see lask oli palju raskem, kui see välja paistis. Alustame allatulistamisest. 8. veebruaril hakkas see video internetis levima. See kestab vaid mõned sekundid, kuid näitab meile kõike, mida on vaja näha, et tõestada. Ukraina F-16 piloot tegi midagi uskumatut. Vene Keran 2 droon lendab üle pea, samal ajal kui inimesed maapinnal seda filmivad. Iseloomulik sumin täidab õhku. Droon liigub sihtmärgi poole ja tundub, et miski ei saa seda peatada. Siis pauk. Droon plahvatab leekidesse. Videot filmiv inimene tõmbub hetkeks tagasi, olles plahvatuse ulatusest šokeeritud. Aga nad suudavad oma kaamera piisavalt kauaks tagasi taeva poole suunata, et näha, mis kahju põhjustas. Ukraina F-16 lendab mööda, samal ajal kui drooni purunenud tükid langevad maapinnale. Rohkem üksikasju rünnaku kohta hakkas ilmuma peagi pärast video avalikustamist. The Aviationist oli üks mitmest väljaandest, mis tuvastas drooni kui Vene Keran 2, mis põhineb Iraani Shahed 136-l. See tähendab, et see on täpselt seda tüüpi droon, mida Venemaa on kasutanud intensiivses kaugmaa strateegias. Nägime, kuidas Venemaa lasi ainuüksi jaanuaris Ukrainasse üle 6000 ründedrooni. Mis puudutab F-16, siis arvatakse, et seda juhtis Ukraina 107. eraldiseisva lennutiiva liige. Kõik neid kaadritel nii lihtne, kuid tegelikkuses oli selle Vene Keran 2 allatulistamine uskumatult keeruline. Ja me selgitame, miks see nii on. Esiteks tuleb arvestada kiirusega. F-16D lendavad tohutult suurte kiirustega, mis ületavad kaugelt kõike, mida Venemaa kaugmaadroonid suudavad saavutada. See tekitab kohe alguses tõsise riski. Nagu Kyiv Post märgib, väidavad eksperdid, et sellised vastasseisud, nagu see, mis just kaamerasse jäi, on äärmiselt ohtlikud, sest isegi kõige väiksemad vead võivad viia katastroofini. See kehtib isegi siis, kui vastamisi on üks F-16 ja üks Keran 2. F-16 suudab saavutada maksimaalse kiiruse Mach 2 kõrgusel, mis on umbes 2400 kilomeetrit tunnis. Videos nähtud lennuk lendas suhteliselt madalal, et vastu astuda Venemaa droonile, mis on iseenesest riskantne. Seega tõenäoliselt lendas ta aeglasemalt kui tema tippkiirus. Siiski võime kindlalt eeldada, et Ukraina F-16 liikus mitusada miili tunnis, võib-olla isegi ületas helikiirust, et jõuda Venemaa droonini. Seest on Keran 2 kruiisikiirus umbes 180 kilomeetrit ehk umbes 101 miili tunnis. Siiski on olemas ka reaktiivmootoriga droonivariandid, mille kohta Venemaa väidab, et need võivad saavutada kiiruseks kuni 800 kilomeetrit ehk veidi alla 500 miili tunnis. Kui filmitud droon oli üks neist variantidest, siis peaaegu kindlasti ei liikunud see kaugeltki sellise kiirusega. Sellel madalal kõrgusel oleks see kiiresti vaatlejate peade kohalt möödunud. Oletame siis, et videos nähtud Keran 2 oli üks aeglasematest versioonidest. See tähendab, et Ukraina kasutas lennukit, mis suudab lennata peaaegu 20 korda kiiremini kui Keran 2 droon hävitada. See on umbes sama, kui panna olümpiatase sprinter võistlema kellegagi, kes jookseb tagurpidi ja silmad kinni. Ja kuigi see võib tunduda eelisena, siis tegelikult see nii ei ole. Muidugi, Ukraina F-16 piloot oleks võinud välja lasta kalli raketi, näiteks AIM-9 Sidewinderi, kuid see rakett maksab peaaegu $400,000 olenevalt variandist. Seega ei ole see ideaalne valik drooni allatulistamiseks, mis maksab Venemaale kuskil $20,000–50,000. Nii et siin ei olnud tegemist tulista ja unusta olukorraga. Ukraina F-16 piloot kasutas teist relva ja kohe uurime, miks see relv tõi kaasa suurema riski. Kuid selle relva kasutamine tähendab, et meie olümpialase ja seotud silmadega tagurpidi jooksja analoogial on uus pööre.
nüüd on olümpialasel jooksja otse tema ees. Nende ülesanne on kuidagi jooksja kõrvaldada ilma temaga kokku põrkamata. Ja ainus, mis neil on püstol. Samal ajal, kui nad jooksevad uskumatul kiirusel. See on sarnane sellele, mida nägime salvestisel. Ukraina piloot liigub drooniga võrreldes nii suurel kiirusel. Või kui ta sihib lasku. Üks vale lask või üks vale arvutus oleks võinud viia katastroofini. Võis juhtuda kokkupõrge ja kui see oleks juhtunud, oleks Keran 2 põhjustatud plahvatus, mis oli vähemalt 2 korda suurem kui droon ise, haaranud endasse F-16 piloodi. See piloot pidi esimesel katsel õigesti tegutsema. Ja uskuge meid, kui ütleme, et valitud relv ei teinud ülesannet sugugi lihtsamaks. See relv polnud rakett, nagu me varem mainisime. Väljaande The Aviationist andmetel kasutas Ukraina piloot oma F-16 M61 vulkankahurit, et hävitada Vene droon. See pole sugugi halb relv. See suudab tulistada 20 mm mürske kiirusega 6000 lasku minutis, mis on enam kui piisav, et purustada Shahed-tüüpi droon, kui mürsud tabavad sihtmärki. Kuid tabada märki on suur väljakutse. Kahuri kasutamine on kuluefektiivsem kui raketi kasutamine, kuid sellega kaasneb lisarisk, sest piloot peab lendama madalalt ja ründama aeglaselt liikuvat sihtmärki võimalikult kiiresti. Kahuri tõhus laskekaugus on kõigest 600 meetrit ehk veidi alla 2000 jala, nagu märgib War History Online. See tähendab, et F-16, mis lendab kiirusel Mach 2, peaks Vene droonile väga lähedale jõudma, et kahuri kasutamine oleks mõistlik. Kui F-16 jõuab maksimaalse tõhusa laskekauguseni, liigub ta kiirusega 2200 jalga sekundis, mis tähendab, et see vahemaa läbitakse vähem kui sekundiga. See ongi aeg, mis Ukraina piloodil oli, et päästikule vajutada ja Vene drooni eest kõrvale põigata, eeldades, et nad lendasid tippkiirusel. Ja isegi kui me vähendame kiirust poole võrra, Mach 1-ni jääb ikkagi vähem kui 2 sekundi peale, et sooritada täpne tabamus. Enne kui F-16L tekib võimalus drooniga kokku põrgata. Ole vahet, kas sinu kahur suudab tulistada 100 lasku sekundis, need lasud ei taba sihtmärki. Aja jooksul ootab ees katastroof. Või nagu The Aviationist märgib, kujutab see endast palju kõrgemat riski kui õhk-õhk raketi kaugelt tulistamine. Kui see õnnestub, on see väga tõhus, kuid kui tehakse vigu, võib see kiiresti kaasa tuua nii lennuki kui ka mis veelgi olulisem, selle kõrgelt koolitatud piloodi kaotuse. Praeguseks kujuneb sul ilmselt juba ettekujutus sellest, kui andekad peavad olema Ukraina F-16 piloodid, et selline tabamus, nagu me just nägime, üldse võimalik oleks. Ja sellest räägime kohe edasi. Me käsitleme kogu selle olukorra kummalist irooniat, samuti teist riski, mille Ukraina F-16 piloot iroonia mõttes endale võttis. Just see omadus, mis teeb F-16 nii tõhusaks hävituslennukiks traditsiooniliste ohtude nagu raketid ja teised lennukid vastu, muudab selle lennuki kasutamise drooni vastu nii riskantseks. Nagu The National Interest märgib, parandab ülehelikiirus F-16 püüdmisvõimet. Siiski loodi see võimekus kiirete lennukite ja rakettide tabamiseks, mitte droonidega tegelemiseks. Kiirus, mis võimaldab F-16L sammu pidada ühe relvatüübiga, võib viia selliste õhus kokkupõrgeteni, nagu me varem mainisime, ja tõenäoliselt ongi viinud. Ukraina on varem oma droonirünnakutes F-16-sid kaotanud. 2025 aasta maiks oli 3 Ukraina F-16 hävitajat alla kukkunud. Neist viimane kukkus alla, kui see ründas aktiivselt õhusihtmärke oma M61 kahuriga. Selles juhtumit käsitlevas artiklis ütleb sõjaväeekspert Wes O'Donnell, et tõenäoliselt üritas F-16 hävitada kas tiibrakette või lähenevaid droone. See suutis alla tulistada 3-4 sihtmärgist enne, kui pardal tekkis hädaolukord. F-16 kukkus alla. Õnneks suutis piloot pärast lennuki juhtimist asustatud aladest eemale õigel ajal katapulteeruda ning oli rahuldavas seisundis. Praegu me ei tea, kas üks sihtmärkidest, mida piloot üritas oma M61-ga hävitada, tabas lõpuks F-16-d. Võimalik, et tekkis ka mehaaniline rike, võib-olla isegi selline, mille põhjustas see, et piloot pidi aeglaste sihtmärkidega tegelemiseks nii palju pöörama ja manööverdama. Kuid meie mõte on see, et F-16 piloot, kes veebruaris selle suurepärase manöövri sooritas, teadis väga hästi, kui ohtlik tema käik oli. Nad olid varem näinud, kuidas see võib viia katastroofini, kuid võtsid siiski riski ja see risk tasus end ära. Et sellele seda niigi ohtlikku olukorda veel hullemaks teha, võis Ukraina F-16 piloodil olla veel üks asi, mille pärast muretseda, kui ta Vene droonile lähenes. Ajakirja The Aviationist andmetel on Venemaa hakanud lisama 9K333 Verba õhutõrjekomplekse oma Kerand droonidele. See avastati siis, kui Ukrainas maandus maapinnale terve droon, mis näitas, et õhutõrjekompleksid olid paigaldatud Kerand 2 peale. Miks see oluline on?
see õhutõrjekompleks oli varustatud Nõukogude ajast pärit R-60 infrapuna juhitava lühimaa õhk-õhk raketiga, mida saab tõenäoliselt kasutada rakettide või lennukite vastu, mis üritavad seda tabada. Me ei tea, kui paljudel Gerand 2-del need õhutõrjekompleksid on. Samuti ei tea me, kas sellel, mille Ukraina piloot just alla tulistas, oli see olemas, sest videos näeme ainult drooni alumist külge. Mida me teame, on see, et Venemaa kasutab seda kohandatud versiooni oma kaugmaa droonist. See tähendab, et vähemalt mõnel tema Gerand 2L on nüüd võime tulistada vastu lähenevatele F-16-tele. Risk riski otsa. Kõigest sellest ülesaamiseks vajab Ukraina tõeliselt erilisi piloote. Hea uudis, nagu me ka kaadritest nägime, on see, et just erilised piloodid ongi Ukrainal olemas. Ukraina hakkas oma piloote välja saatma F-16 kasutamise väljaõppele juba tükk aega enne seda, kui esimesed hävitajad riiki jõudsid 2023 aasta detsembris. Forces News teatas, et Ukraina lahingupiloodid on treeninud koos Ühendkuningriigi kuningliku õhuväega ehk RAF-iga ning pärast RAF-i programmi lõpetamist jätkasid nad täiendõppega. Esimesse rühma kuulus 6 pilooti, hiljem lisandus veel palju teisi. Ja nad seisid silmitsi 2 ohuga. Õppida lendama F-16 lennukiga pärast karjääri, kus nad olid lennanud nõukogudeaegsete Vene lennukitega, ning õppida lennundusele omast inglise keelt, mida neil oli vaja F-16 tõhusaks kasutamiseks. Veel 10 pilooti olid lõpetanud keelekursuse, kuid jäid Ühendkuningriiki, et jätkata lennuõpet ja õppida hulgaliselt teisi oskusi, sealhulgas tsentrifuugikoolitust ja lennundusmeditsiini. Juba siis näitasid Ukraina piloodid oma hämmastavate oskuste märke. Rääkides neist esimestest õppuritest, andis õhuväe ülem marssal Sir Richard Knighton, kes on nüüd Ühendkuningriigi kaitseväe juhataja, kuid oli Ukraina pilootide väljaõppe alguses õhuväe ülem, neile kõrgeid kiidusõnu. Viidates väljendile The Few, mida Ühendkuningriigis kasutatakse andekate pilootide kohta, kes teise maailmasõja ajal võitlesid Luftwaffe vastu, ütles Knighton. Meie jaoks on olnud au teid siin Ühendkuningriigis võõrustada ja koolitada. Te olete meid sügavalt muljetavaldanud oma õpihimu, motivatsiooni, professionaalse oskuse, julguse ja täieliku pühendumisega oma eesmärgile. On selge, et Ukraina pilootidel oli algusest peale kõik vajalik F-16 jaoks olemas. Kuid see, mida oleme näinud Ukrainast alates esimestest F-16 lennukitest, mis saabusid riiki 2024 aasta augustis, näitab, et nende piloodid teevad palju enamat, kui lihtsalt õpitut rakendavad. Nad arendavad seda edasi, nad leiavad uusi lahendusi ning on korduvalt tõestanud, et suudavad F-16 kasutada viisil, mida keegi poleks osanud ette kujutada. 2025 aasta jaanuariks olid Ukraina F-16 piloodid väga lühikese ajaga märgatavalt paremaks saanud. Sellel kuul suutis üks riigi pilootidest teha maailmas esmakordse saavutuse, hävitades ühel missioonil 6 Venemaa tiibraketti. Anna sellele saavutusele veidi tausta. F-16 sai 2024 aastal 50-aastaseks. See pole kaugeltki uus lennuk ning see vanus tähendab ka seda, et pilootidel on olnud pool sajandit aega, et teha midagi sellist, nagu Ukraina piloot tegi. 2025 aasta jaanuaris, kuid keegi polnud seda varem suutnud. Alles siis, kui Ukraina lendurid said lääne hävituslennuki enda käsutusse. USA õhujõudude veteran John Venable tõi kiiresti esile, kui muljetavaldav see oli, märkides, et Ukraina piloodid olid juba hakanud ühendama oma lääne väljaõpet külma sõjaaegsete oskustega, et luua uus lennustiil, millest läänel oli vaja õppida. Teie võime lennata tõeliselt madalal, kuni peate end paljastama, et relvastust kasutada või teist lennukit alla tulistada. See oskus ei ole sugugi lihtne omandada. Venable rääkis tehnikatest, mida Ukraina piloodid kasutasid, lisades. Selle omandamine võtab aega ja selle käigus kaotatakse palju lennukeid, palju piloote, sest põrutakse vastu maad. Need on külma sõja aegsed taktikad ja nagu Venable märgib, on Ukraina need juba selgeks saanud. Ameerika Ühendriikidel oleks mõistlik hakata kasutama samu strateegiaid, millest nad 1990-ndatel loobusid, et saavutada sama tulemus. Veidi enam kui aastaga on õpilastest saanud õpetajad, kui asi puudutab F-16 kasutamist. Veelgi enam oli ees ootamas. Aasta pärast Venabli kommentaare näitas Ukraina, et suudab F-16 ka veelgi enam uuendusi teha. Selle aasta alguseks olid Ukraina piloodid eesliini lahingutes suure osa NATO taktikast kõrvale heitnud. Üks neist pilootidest selgitas, miks. Kui me pärast väljaõpet koju tagasi tulime, seisime silmitsi reaalsusega. Taktikad, mida meile välismaal õpetati, ei sobinud täielikult selleks sõjaks, mida me peame, sest need taktikad põhinevad sõdadel, mida meie partnerid on minevikus pidanud. Aga see sõda on olemuslikult teistsugune. Ukraina ees seisev väljakutse seisnes selles, et NATO taktika keskendub õhuülekaalu saavutamisele, kasutades selleks nii ülekaalu arvudes kui ka oskustes. Ukrainal on küll palju oskusi, kuid mitte piisavalt arvulist ülekaalu, et seda Venemaa kohal saavutada. Nii pidid selle piloodid taas kohanema.
Nad mõtlesid kogu oma algse teadmise USA õhuplatvormist ümber. Kuidas hävitada tiibrakette, kuidas võtta maha droone, kuidas võidelda Venemaaga kontaktjoone lähedal, seadmata end ohtu, et õhutõrje nad alla tulistab. Need on kõik asjad, mida Ukraina piloodid on pidanud endale ise selgeks tegema, kusjuures nende lääne väljaõppe on olnud vaid vundament, mitte kogu nende teadmiste allikas. Ja see toob meid tagasi salvestise juurde. Tavalisel vaatajal ei tundu veebruaris internetis levima hakanud video midagi erilist. Vene droon lastakse F-16 poolt taevast alla. See on loogiline. F-16D on droonidest palju võimsamad. Aga neile, kes asjast aru saavad, näitab see video hästi, mis teeb Ukraina piloodid nii eriliseks. Võime sellisel lasukiirusel sooritada, samal ajal toime tulles ohuga, mis võib vastu tulistada, on äärmiselt muljetavaldav. Samuti on muljetavaldav, et Ukraina piloot peab üldse selle lasu tegemiseks madalalt lendama. On nii palju asju, mida piloot pidi sellest juhtumist vigastusteta pääsemiseks ja veel ühe Vene drooni oma arvele saamiseks korraga haldama, et on selge. See, mida me kaadrites näeme, pole tavaline lask. See on erakordne. Kõige üllatavam on see, et Ukraina on sellist asja teinud peaaegu sellest ajast peale, kui nad F-16D said. Juba 2025 aasta septembris ilmusid kaadrid, kus Ukraina F-16 tulistas alla Shahed-tüüpi drooni. Seda ei jagatud nii laialdaselt kui kõige hiljutisemat klippi, sest ausalt öeldes on raske aru saada, mis juhtus. Kaamera värises ja inimene, kes juhtumit filmis, suutis vaevu juhtunu jäädvustada. Lisaks tundub, et F-16 tegutses palju kõrgemal kõrgusel. Aga kui piisavalt tähelepanelikult vaadata, on see kõik salvestisel olemas. Veel üks F-16 lendab mööda ja Vene droon muutub tolmuks. Ukraina õhujõudude sõnul on F-16 sellisel viisil kasutamine muutunud vaenlasele tõeliseks pinnuks silmas. Selle aasta alguseks väitis Ukraina, et on hävitanud 1000 Vene tiibraketti ja ründedrooni. On ebatõenäoline, et enamik neist tabamustest saavutati õhk-õhk-tüüpi rakettidega. Ukraina oleks sellisel viisil kulutanud miljoneid dollareid laskemoona. M61 peab olema eelistatud relv, mitte ainult veebruaris, vaid peaaegu igas lahingus. Ukraina on muutnud Venemaa õhuvahendite hävitamise tõeliseks kunstiks. Nende piloodid teavad riske, neil on oskused ning veebruaris demonstreeris üks neist pilootidest neid oskusi tegevuses, haruldasel juhul, kui teda filmiti seda tegemas, mida ta on teinud juba üle aasta. Sellest tuleb veel palju rohkemgi. Ukrainal kulus veidi üle aasta, et saavutada 1000 õhuvõitu, võib-olla jõuab Ukraina 2000 õhuvõiduni 2026. aasta lõpuks, mis tõestab, kui oluliseks on see lennuk ja selle piloodid muutunud Ukraina kaitses Venemaa vastu. Ja kui Putin arvas, et Ukraina piirab oma F-16 lennukeid ainult kaitsetegevustega, siis peab ta ümber mõtlema. Ukraina teab täpselt, kuidas kasutada oma USA's toodetud hävitajaid, et maa peal kahju tekitada. Me nägime seda 2025 aasta novembri lõpus, kui Ukraina meelitas Mirna Radi ründavad Vene väed lõksu, et siis F-16 lennukitega neile koordineeritud vasturünnakus vastu astuda, jättes Venemaa laastatuks. Saate rohkem teada, kuidas Ukraina Mirna Radis põrgu valla päästis meie videost. Ja kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show, et saada põhjalikumaid ülevaateid sellest, kuidas Ukraina kasutab oma läänerelvi uskumatutel viisidel. Ja aitäh vaatamast!